Ehk mahetoit siis on päris kindlasti on ta puhtam kahjulikest põllumajanduskemikaalide jääkidest. Mõningane jäägisisaldus võib pääseda sinna keskkonnast passiivselt. Ehk siis me ei saa mitte midagi puhti all kasvatada ilma, et vee ja mulla juurde pääseta. Aga samas seda ei anna absoluutselt võrrelda sellega, mida intensiivtootmises inimene sinna ise sihilikult lisab. Ja erinevate mahetoidu kvaliteedi uuringute järgi sisaldab mahetoit enamasti rohkem vitamiine ja mineraale ja eriti tihti on siis tõestatud kõrgem C-vitamiini sisaldus. Enamasti sisaldab vähem nitraate ja töötlemisel ei ole lisatud ohtlikke lisaaineid, et kui siis märgida toodet tarbida, siis on teada, et see lisaainete sisalduse osas on selles mõttes kontroll, et kõik ohtlikumad on väga välistatud ja samamoodi GMO-de sisaldus on välistatud. Ja lisaks sellele, et neid võrdlevaid uuringuid on maailmas tehtud omajagu ja on saadud erinevaid tulemusi, aga lisaks sellisele klassikalisele toitainete võrdlusele ja jääkide võrdlusele on olemas teooria, et inimese organism omastab mahetoitu kergemini. Ja Euroopas on päris mitmed instituudid, kes uurivad seda päris sügavuti ja üritavad neid metoodikaid välja töötada. Et teooria ütleb siis, et mahetoit, mis on kasvanud ilma sellise jõulise stimulatsioonita nagu tavatootmise, väetiste, mineraalväetiste abil ja kemikaalide abil, siis mahetoidu sisemine struktuur on korrapärasem kui tavatoidu. Ehk selle jaoks on olemas näiteks selline biokristallisatsiooni meetod, kus on olemas selline tähtis seade, kuhu pannakse erinevad proovid ja siis pildistatakse toodete sisemist struktuuri ja on võrreldud, et maheveinis või maheporgandis või mahepiimas on osakaste struktuur korrapärane ning et inimese organism omastab paremini sellist korrastatud struktuuriga toiduainet kui ebakorraspärase struktuuriga toiduainet. Ehk seda arvatakse sellepärast, et ka mõned toitumis- või tervisekatsed on näidanud, et kuigi mõningal juhul on proovitud, et kui mahetoit sisaldab vähem vitamiine näiteks või mineraalaineid, on sellel ikkagi olnud inimese organismile positiivne mõju, positiivsem kui tavakatses. Ja sellega siis üritatakse tõestada, et asi on tegelikult struktuuris. Ja täiesti tõsine töö käib mitmes riigis korraga, et selline metoodika, mille põhjal saaks siis anda hinnanguid välja töötada. Kas porgandikatse läbi? Ei, see protestati. Seda ma ei kommenteeri. Aga... Miks? Nii valus või? Ei. See tuleb teine kord paremini ja suuremas. Uudising on üleval. Et nüüd võib-olla sa lühidalt kommenteerid, et mis porgandikatse see oli. Ta ütles, et ta ei kommenteeri, ta ütles juba. Ei, see on katkestatud. Mahetoidu turust maailmas, ehk need on siis 2007. aasta andmed, et mahetoidu käive maailmas on siis USA dollarites 46 miljardit ja selline kasv võrreldes 99. aastaga on olnud 203%. Ehk kogu aeg on järjest kasvanud. Käibe osas juhivad USA, Saksamaa, Ühendkuningriigid ja Prantsusmaa. See on nüüd tunnustatud toidu või? Jah, see on täiesti tunnustatud sertifitseeritud mahetoidu. Mahetoidu turust Euroopas, siis meil on suurim turg Saksamaa ja suurim turustuskanal on supermarketid. Ehk tegelikult Euroopas mahetoidu selline läbilöögivõime nagu muutuski sellega, kui see supermarketites saadavale, inimeste jaoks kättesaadavale tuli. Ja arengutest on see, et pakkumine järjest suureneb
samas ka nõudlus on kogu aeg olnud suurem ning hinnad vähenevad. Ja kui rääkida mahetoiduturust Euroopas riikide lõikes, siis esikohal ongi Saksamaa, järgnevad siis Suurbritannia, Itaalia, Prantsusmaa, Šveits, Austria, Holland ja nii edasi. Mahepõllumajandusmaast maailmas on siis juhivad siis Austraalia, Euroopa, Ladina-Ameerika ning kasv on olnud võrreldes 2006. aastaga siis 1,5 miljonit hektarit. Euroopas oli 2007. aastal 7,8 miljonit hektarit mahemaad, mis moodustab kogu põllumajandusmaast 1,9%. Ja kokku oli 213 000 tootjat. Nii, natukene inglisekeelne slaid, aga 5 riiki, millel on siis kõige rohkem mahepõllumajanduslikku maad arvuliselt, on juhib Itaalia, edasi Hispaania, Saksamaa, Ühendkuningriigid ja Prantsusmaa. Et Itaalia on just maa osas edukas, selle maa ja tootjate arvu osas, aga samas nende enda mahetoidu kättesaadavus kauplustes ei olegi nagu esimeste riikide seas, kuna Itaalia päris palju ka ekspordib teistesse riikidesse. Ja siis me näeme sellist joonist nagu 10 riiki, mille mahepõllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaast on kõige suurem. Ja siis näeme siin auväärsel 7. kohal Eestit 8,8%. Sellest aasta varem oli Eesti lausa 5. kohal. Läti on meist mööda läinud. Et mahemaa osas on Eesti täiesti arvestataval kohal. Oota, aga mis seal eelmise graafiku peal oli? Eelmine oli maa, selles mõttes, et maa hulk nagu hektarites. Et kui palju hektareid? Miljonites hektarites, jah. Et siin me jah ei pääse lõgile. Aga siin on siis mahemaa osakaal kogu põllumajandusmaast. Ja kõige rohkem on maa osas kasvu läbi teinud siis Hispaania, Poola ja Ühendkuningriigid. Samamoodi Saksamaa ja Tšehhi on päris jõudsasti arenemas. Mis meetoditega siis? Tšehhi. No need nii-öelda mahud kasvavad riigid. No, nõudluse kasvades ja Tšehhis on ka olnud märgata sellist soosivat suhtumist otsustustasandil. Roheline on keskkonnaminister näiteks. Just. Seda ka ja isegi tegelikult on päris tõsiselt, et ma ise käisin eelmise aasta septembrist seal ühel mahepõllumajanduse konverentsil ja näiteks kas või kui võtta mahepõllumajanduse konverents, siis seda toetab Tšehhis nii Keskkonnaministeerium kui Põllumajandusministeerium. Et sellist nende osalemist seal ja seda kõike on märgata ja samamoodi selle toel on siis suutnud ka need organisatsioonid aktiivselt tegutseda, kes mahevaldkonna arendamisega tegelevad. Et käib aktiivne koostöö teiste riikidega ja erinevad sellised projektid, millega asi on näha, et kogu aeg areneb ja neil on selliseid uusi tooteid on tekkinud päris palju, mis on ilusti korralikult pakendatud ja koostöös müügil.